hea linna tunnus ei ole see, kui meil on kauge siluett, kus on siis kõik see, nii nagu Tallinna puhul on näha, et on need kõrghooned ja siis on madalam osa, aga kui me käime siin Tallinnas, me näeme, et jah, seal on nagu need kõrghooned, aga seal samas kõrval on see tühermaa, et tegelikult kui see kõrghoone nii-öelda keerata kummuli, et saaks tegelikult niisuguse euroopaliku tiheda linna täiesti sinna ära tekitada. Ja Tallinna puhul on seda siluetti on imetletud, aga me võiksime nüüd hakata ka mõtlema selle peale, et kui me kogu aeg neid torne sinna ehitame, siis tegelikult see liigendatus ühel hetkel kaob ära, sellepärast et meil lihtsalt tekib niisugune sein, müür tekib ette, sest et neid torne on seal juba piisavalt tihedalt ja see niisugust õhulisust, mis hetkel veel siin on näha, et see tegelikult kaob ära. Kui me vaatame seda kujunenud Tallinna Cityt, et ega seal on ju ka häid näiteid. Üks esimesi oli ju see kunagine Ühispanga hoone, praegune SEB panga hoone. Ja kui vaadata arhitektuurses mõttes, siis kindlasti on seesama City Plaza, mis siit paika paistab, koos selle Euroopa Liidu maja, kus on konsoolne osa. Eks ta ikkagi kannab mingil määral seda eelmise sajandi modernistliku arhitektuuri lähenemist keelt, aga samas tuleb ütelda, et ta on ülikvaliteetselt tehtud. Ja selle sama siis kirjeldatud City Plaza kõrvale, siis sinna tuleb ju uus järjekordne kõrghoone, mis on kurb lugu, sest seal oli ju tegelikult Kunstiakadeemia. Nüüd tulevad sinna asemel jälle bürood, mis on seal kõigis nendes ümbritsevates majades. See on Tartu maanteel endine valuutapood, mis kahjuks on see kaduv kihistus Tallinna linnaruumis on üks üliunikaalne ja väärtuslik näide just sellest nõukogude perioodi arhitektuurist. Ja ta ei ole oluline mitte ainult, eriline mitte ainult Eesti mõistes, vaid tegelikult ta on ka maailma Artuuri mõistes, et see tüpoloogia kui valuutapood selline, et see tegelikult läänemaailma inimestel üldse on arusaamatu, et mis see on. Ja seesama, et sul ei ole ju aknaid, see suletus, kõik see sissepoole elamine, et selles mõttes ääretult kahju, et see maja läheb lammutamisele. Siia asemele tuleb uus kõrghoone. Me hetkel oleme siin Maakri kvartali piirkonnas, mis on kujunenud siis Tallinna nii-öelda Cityks. Selle Maakri kvartali puhul selle suur probleem on monofunktsionaalsus tegelikult. Seal on valdavas osas ainult bürood. Seal ei ole kohalikke elanikke. Tõsi, seal nüüd on plaanis teha osasid torne juurde, kus on kortereid. Eiga seal praegu on ka tegelikult. Siin on ju tehtud torne, kus on need samad kaksiktornid ja seal on kortereid. Aga mida me näeme, mis on suur probleem, see ei ole ainult Tallinnas, vaid see on ka palju teises linnades, et suur osa nendest korteritest on tegelikult nii-öelda investeerimiskorterid. Kahjuks me oleme üle võtnud kõik selle halva nii-öelda nendest teistest maailma citydest. See kõik näeb efektne välja. Kindlasti nende kõrghoonetes olevad bürood saavad oma need logod sinna fassaadidele panna, näevad kaugele, prestiižne, minu kontor on seal tornis see, aga need inimesed tulevad siia tavaliselt autodega, nad ei siin kus me praegu oleme siin tänavaruumis, kui me siin ringi vaatame, siis see ei ole meeldiv koht, see ei ole koht, kus me tahame olla. Et me vaatame, siin on laussillutis, kõrgaljastus puudub, tuulekoridorid. See ei ole ruum, kus inimesed tahavad olla. Et inimesed ikka liiguvad kas sinna Telliskivisse või vanalinna kuskil, kus on see struktuur on teistsugune. Loodame, et ka siin selles piirkonnas aja jooksul tõesti hakkab see inimese tasand muutuma. Et Eestis võib-olla ongi hästi palju, me oleme oma linnu projekteerinud nagu linnu vaate pealt, et jah, et see kõik näeb kuidagi
äge ülevalt vaadates välja, aga tegelikult kui me oleme siin nii-öelda inimese tasandil, siis see on pigem ebameeldiv ruum. Kui me räägime tänapäevaste hoonete jätkusuutlikkusest, siis tihtipeale mõeldakse, et mõistlik oleks ehitada puidust. See on selline esimene mõte, mis pähe tuleb ja ehitada nii, et seda hoonet saaks pärast uuesti lahti võtta ja võib-olla mõnes teises kohas taaskasutada. Me kõik teame, milliseid väljakutseid sellised lahendused endaga kaasa toovad ja paraku tihtipeale need ei realiseeru. On ka teine võimalus. Kui sa teed midagi väga püsivat, nagu me siin näeme betooni, siis teha niimoodi, et oleks võimalikult tulevikukindel. Nii ka selles hoones, kuigi siin tellija brief nägi ette, et tuleb teha ärihoone, klassikaline büroomaja sisuliselt, siis lisaks lahendasin ma läbi selle hoone plaani peale ka hotelli ja kortermaja. Ehk et kui ühel hetkel Ülemiste linnakus peaks midagi muutuma, tahetakse tuua rohkem inimesi näiteks siia elama, siis on võimalik see hoone suhteliselt lihtsalt ümber kohandada kortermajaks. Me kõik teame ju, et tänapäevase kontorihoone üks peamiseid probleeme on see, et õhk nendes on kuiv, eriti talvel kütteperioodi ajal. See tekitab inimestele erinevaid terviseprobleeme. Lihtne lahendus oleks niisutada õhku kõikides ruumides, kasutades selleks palju vett ja palju energiat. Selles hoones sai arhitektuurikonkursi ajal välja pakutud teistsugune lahend. Mõte oli, et teha kuskile eraldi kõrgema õhuniiskusega ruum, kus inimesed saaksid päeva jooksul käia, kas võtta tassi kohvi, ajada sõbraga juttu või lihtsalt natukene tööd teha ja selles niiskemas keskkonnas siis saada oma limaskestad ja organism ilusti balanssi. Kuidas teha sellist niisket keskkonda, oli järgmine küsimus. Minu idee oli siin, mille ma välja pakkusin, et lahendada see sellise natukene kergelt troopilise hõnguga talveaiana, kus voolab vesi, kus on selgelt kõrgem õhuniiskus kui ülejäänud muus hoones ja kuhu inimesed saavad avalikult alalt tulla ja puhata. See niiskus on selles maja osas lokaalne. Tänu sellele me saame seda paremini kontrollida, meil kulukus ei tõuse ülesse ja samuti ka energiakasutus ja muud väljakutsed sellega seoses. Oleme nüüd siis 8 meetri sügavusel maa all teletorni tüviku juures ja see tüvik on siis tasakaalupunktiks või raskuskeskmeks. Ta on just nagu jahtlaeva või purjeka kiil, mis hoiab seda teletorni püsti ja meenutuseks siis seda, et 67. aastal oli Eestis väga suur torm, pärast seda vaadati üle ehitusnormatiivid ja Tallinna teletorn on ehitatud juba nende uute normatiivide järgi, mis peavad siis vastu pidama tugevatele tuultele. Ja kui nüüd ette kujutada, et see teletorn tegelikult, kui ta väljast vaadata, on selline korsten, 190 meetrit betoonist korsten, mille otsas on siis 124 meetrit metallist antenni, siis selleks, et see korsten ümber ei läheks, ongi ehitatud selline tüvik või tasakaalustus raskuskeskme punkt siia alla keldrisse, maa alla 8 meetri sügavusele.
Vilniuse teletornil, mis on siis sama projekti järgi, on restorani põrand pöörlev. Ja paljud inimesed, kes on Tallinna teletorni külastanud, ütlevad, et siin ka pöörles restorani põrand. Aga tegelikult anti meile valida. Öeldi, et kui te soovite enda restoranile pöörlevat põrandat, siis ajaliselt tähendab see ühte lisa-aastat ja eelarveliselt tähendab see ühte lisamiljonit. Kuna olid olümpiamängud tulemas, meil ei olnud seda kuskil edasi lükata, siis otsustati, et Tallinna teletorni restorani põrand pöörlema ei hakka ja valmis ehitis 11. juuliks 1980. Ja kui siin hakati ehitama, siis selgus, et siin on vesiliiv all. Ja vesiliiv, see tähendab seda, et liiv ei ole siuke tihe, ta on nagu püdepudru, eks ole. Ja sellepärast tuli teha siia hästi sügav vundament ja seda oligi vaja 8 meetrit alla. Sellepärast, et on vaja suurt massi ka ja tema läbimõõt on all siin 38 meetrit sellel plaadil. Ja nüüd 8 meetri kõrgune see paks plaat, eks ole, sellele hakati siis tegema peale torni. Tallinna teletorni näol on tõesti tegemist unikaalse ehitusega. Ta on koosneb 3 osast, põhimõtteliselt massiivne vundament all, siis betoonist tüvi, mis 190 meetrit kõrge, ja lõpuks siis metallosa, mis siis kõrgub kuni 314 meetrini. Sellise konstruktsiooni ehitamisel nõuti eriliste omadustega betooni. See retsept oli tõepoolest Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusmaterjalide laboris välja töötatud retsept professor Kikase juhendamisel ja see sisaldas siis tõesti põlevkivi Portland tsementi, kohalikku graniitkillustikku ja sinna siis lisati veel juurde õhku sisse viivad lisanded, et oleks tagatud ka see külmutuskindlus, mis pidi olema tõesti erakordselt kõrge, ka nõuti jälle üle 300 tsükli. Torn on nüüd siin, seisab meil hästi ja teda on renoveeritud niimoodi ja kui see betoonil on nüüd pandud seda ilmastikukindel kaitse peale, siis temale enam ei mõju need külmad tsüklid, sest betoon ei ole märgunud ja ta kestab veel aastaid. Tallinna mereäärde ehitamisel on põhiline teema see, et on võetud vastu üks vähestest planeeringulistest otsustest, et kõrguspiirang võiks olla 24 meetrit nulljoonest ehk siis merepinnast ja siin me näeme siis mereäärset hoonestust, millest on läbi sellised vanalinna vaadeldavussihid lähikaadris, kaugvaates ta peab olema 24 meetrit kõrge, mis siis tekitab olukorra, kus on võimalik selle asemel, et minna kõrgusesse, minna sügavusse. Ehk siis, kui me näeme, et siin vee tasapind on võib-olla maksimum 2 meetrit allpool seda inimeste kõndimistasapinda, siis nüüd lähme 12 meetri sügavusele vee alla. Arhitektuur, mis on maa peal kõigile nähtav ja kättesaadav, selle kohta oskavad kõik nagu arvata ja rääkida ja see on kõigi jaoks selline iseenesest mõistetav ja igapäevaelu, aga sageli
on tänapäevalgi vaja üpris suuri maakeldreid, et siin on tegemist siis niisuguse 60 000 ruutmeetrise maakeldriga, mis peab siis kuidagi selle maakera küljes püsima ja selle üllatuslikult sellega ei ole seotud ainult see maja koormuse vastuvõtmine ülevalt poolt, vaid ka tegemist on just ujuva paadiga, et kui me nüüd mõtleme korraks, et meil on nagu maapind, siia sisse on vaja rajada hoone ja meil on see veetase on kuskil siin vahepeal, siis tegelikkuses me mitte ei istu nagu selle kõva pinnase peal, vaid tegelikult sellises suhteliselt pehmes ujuvas keskkonnas ja sellest tulenevalt ju tegelikult peab see kõik maa-alune konteiner maa sees püsima ja selle tõttu siis tehakse nagu hoonele kessoonid, mis hoiavad seda perimeetrit nagu vabana ja kui siin tuli minna siis suurusjärk 12 meetri sügavusele, siis see vee üleslükke jõud, et tegelikult on siis tegemist niisuguse 30 000 ruutmeetrise põhjapinnaga paadiga, mis ei tohi siis paigalt ära ujuda ja peab kuidagi paigal seisma ka. Selle 12 meetri kõrguse tühiku hoidmiseks on 24-meetrised vaiad, mis ulatuvad siis nagu kandva kihini välja. Ehk siis see paat veel püsib selliste sammaste peal, aga see mõõtkava, kui me kujutame ette maa peal selline 5 kõrge korrusega maja on 24 meetrit, ehk siis maa all on täpselt sama palju seda maja kui maa peal. Esimene etapp ehitise juures on siis rajada süvend, kuhu hakata ehitama selle ehitise maa-alust osa. Ja selle süvendi rajamise alustati siis vaiseina rajamisega. See vaisein on siin siis meil praegu vaadeldav. Et kogu see ehitussüvend, mille ümbermõõt on suurusjärgus 600 meetrit, on siis selliste vaiadega piiritletud. Nende vaiade läbimõõt on siis 1,2 meetrit ja pikkus suurusjärgus 26 meetrit või kohati vähem, kohati rohkem. Ja järgmise etapina on see vaisein siis valmis ehitatud. Nad lõikuvad kergelt üksteise sisse, kuskil 15 sentimeetrit on nad üksteise sisse veel lõigatud, need vaiad puurimise ajal. Järgmisena hakatakse seda süvendit lahti kaevama. Kaevatakse ära ülemised 3 meetrit ja siis on vaja seda ülemist otsa hakata kuidagi kinni hoidma, et see pinnase surve, veesurve tahab hakata seda vaiseina ju sisse poole lükkama. Ja selle kinni hoidmiseks näete see ülemine rida ankruid. Need ankrud on siis terasvardad. Kaevatakse ära järgmised 6 meetrit, jõutakse sellele tasandile, sellest tasandist mingi meeter allapoole, kus me siin praegu oleme ja tuleb teha järgmine rida ankruid, mida siis me siin kõrval praegu näeme. Need ankrud siin on pikkusega umbes 50 meetrit. Jõuavad alla sinna nendesse tihedatesse tolmliivadesse ja ankurduvad siis seal ära. Ja siis järgmine etapp, et kaevatakse viimased 4 meetrit, mis siit siis veel allapoole oli vaja kaevata. Ja sellega siis saab see süvendi toestus valmis ehitatud, et nüüd saab asuda ehitama neid süvendi konstruktsioone siia süvendi sisse siis. Need ankrud on siis, näete siin ruumis laiali paigaldatud vastavalt sellele, et see plaat suudaks siis seda vee tõstejõudu vastu võtta. Ühelt poolt on vaja siis vastu võtta alt üles suunatud vee survejõud ja teiselt poolt on vaja selle vundamendiga vastu võtta siis ülevalt maapealsetelt korrustelt ja 3 maa-aluselt korruselt tuleb survejõud ja survejõudu võtavad vastu need postid siin parklas ja nende postide all, selle plaadi all on omakorda siis survele töötavad vaiad, läbimõõduga siin kuskil 1,2 kuni 1,5 meetrit. Nii et selline on siis selle hoone vundamendi filosoofiat. On tõmmatud elemendid, on surutud elemendid ja kõikide peal on siis seda kõike ühendav plaat.
ruumi mahutavus on selline, et siia peaks saama teoreetiliselt parkida kuskil 1000 ja paarsada autot, mis tähendab niisugust 5 kilomeetri pikkust saba autosid, mis saavad kõik nagu oma koha leida, või siis ka muid funktsioone. Need ruumid, mida siin on üle 6 hektari, niisugune keskmine Eesti 100 aasta tagune talu jagu maad, et siin on nii poode kui parkimist kui üldalasid, et siin on selline polüfunktsionaalne ruum ja kindlasti see ruum saab ka ajas muutuda, et see on selline kindel konteiner või maakelder. Ma arvan, et Eesti suurim maakelder, et siin saab igasugu elu tekkida. Ja kui me mõtleme praegu nende igasuguste varjendite konteksti peale, siis tegelikult on see oluline osa ka infrastruktuurist, et kui meil on sellise 5 jalgpallistaadioni suurune pind, mille peal saab siis sellise hädaolukorra puhul varjuda, et see on suhteliselt oluline strateegiline ruum linnaruumis. Eesti Rahva Muuseumi arhitektuurne kontseptsioon nägi ette, justkui oleks ta lennuraja pikendus, mis tõuseb siis tagantpoolt otsast 2,5 meetrit, siin on kõrgus 15 meetrit. Hoone pikkus on 350 meetrit, laius on 70 meetrit, nii et ta on unikaalselt suur ja pikk hoone. Hoonet ümbritseb klaasfassaad, millel on näha kerge niisugune nagu eestipärane ristmuster ja see klaasfassaad on püütud tõsta natuke nagu maapinnast kõrgemale, et ta oleks õhulisem. See oli väga raske hoida kinni arhitektuursest kontseptsioonist, et fassaadil ega katusel ei oleks mitte ühtegi ventilatsiooni ega muud toru. Ta pidi olema sile, puhas pind ja nõnda ta ongi kenasti jäänud ja vastu kapp praegu pidanud. Hoone enda ehituslik konstruktsioon on väga askeetlik tegelikult. Ta koosneb 3 osast. Kõigepealt on väga lihtne monteeritav ja monoliitne raudbetoon, mille põrandad me hiljem näeme. Teiseks on väga unikaalne varikatus, mis on 70 meetrit lai ja 40 meetrit sügav. See varikatus toetub peafermile, mis on siis seal ja seal toitub postidele ja ta on nagu 21 meetrit üle selle peafermi, ta on nagu see üks ferm hoiab teda kinni. Väga oluline oli arhitektidele, et see viimane varikatuse ots oleks hästi peenikene. Maja keskel on sisuliselt suur tehissild, avaga 42 meetrit. Siit alt on jälgitav veesilm, mis on ka näha tegelikult seal olevast konverentsisaali suurest aknast. See tehissild toetub 4 suurele järelpingestatud talale ja nendele taladele on valatud 30 sentimeetrine plaat. Ja nii me saavutame, et see konstruktsioon on hästi ökonoomne, vähe betooni ja elegantne vaadata ka. Tol ajal oli see päris unikaalne tehnoloogia, mida me siin kasutasime. Mujal maailmas on seda tehtud, aga meie jaoks oli see uus asi. Põrandad on valatud kõik betoonist. Nad on muidugi tehtud tükkide haaval, sest et maja ju ise ju hingab kogu aeg, et kahaneb ja läheb väiksemaks ja läheb suuremaks. Et ruuthaaval on neid tehtud, need on pealt lihvitud, aga unikaalne on see, et seda põrandat on betoonina eksponeeritud, et seda on näha. Tavaliselt kaetakse seda mingisuguste materjalidega ära, aga see on siin näha. Ja nagu näha, et 10 aastat on see maja juba ekspluatatsioonis olnud, et põrand on väga kena, väga hästi vastu pidanud.
majahoidlad on projekteeritud maa alla. Selleks, et välisseina niiskus ja vesi ei pääseks hoidlatesse, on ümber terve hoone perimeetriline koridor pikkusega 350 meetrit sinna, 350 meetrit tagasi ja 70 meetrit sinna. See nagu hoiab või aitab hoida niiskust ja temperatuuri paremini hoidlates, et need väärtuslikud museaalid, mis siin on, et need mitte mingisugusel juhul ei hävineks ega saaks kahjustatud. Empire State Building on täpselt sama pikk hoone, isegi 26 meetrit pikem. Ainult meie ERM asub niipidi, Empire State Building on püsti, et tema hoone maht on muidugi palju suurem. Kui meie ehitasime seda hoonet 1030 päeva, siis ameeriklased 85 aastat tagasi ehitasid oma hoonet 410 päeva. Ja nende tootlikkus on tegelikult 2,5 korda suurem. Meil on veel kuhu minna ja selle peale tuleks veel mõelda.